tere Airsofti sõbrad! Täna tahan rääkida teiega sellisest relvast nagu see on P90, mis on ühtlasi ka hetkel minu põhiautomaadiks, mida ma kasutan siis, kui ma mängudele jõuan. Miks ma tahan sellest rääkida, on põhjus lihtne. Ma olen selle enda isiklikuks relvaks valinud mitmetel erinevatel põhjustel ja sooviks neid lähemalt rääkida, et ka teised saaksid tutvuda selle relvaga. Nagu näha, siis ta on selline üpriski futuristlik, aga kui jätta kõrvale see, et ta on pull-up disainiga ja sobib hästi kiireteks liinalahinguteks, siis sisu ja disain on relval väga hea, väga ergonoomiline ning väga praktiline. Ja just see praktiline pool on see, mille pärast ma ta valisin ka enda isiklikuks lahingurelvaks. Alustades siis salvest. Salv on selline piklik, imitatsiooniga kuulid on sees. Salve maht standardsalvel on kusagil 60-70 lasku ja high-capil siis 300 lasku. High-capit küll väga hästi ei sööda selle relval, mis tõttu ei soovita ka neid kunagi kasutada. Pealegi standardsalved on oluliselt realistlikumad ja paremad. Terve alumine kerepool on tal plastikust ja siis ülemine pool on metallist. Asi käib lahti väga lihtsalt, vajutud nuppu alla ja tulebki juba 2 jupiks lahti relv. See on siis põhikeere osa, kus kabas asub gearbox. Tule ümber seadur on tal selline huvitav. Praegu on kaitserõi peal, üksiklask ja valang. Lahti teeb kaba lihtsalt kiirelt. Kabasse mahub ilusasti 1250 milliamprine lipoaku 11 volti või siis kusagil 2200 milliamprine lipoaku 7,4 volti. Ja relv jääb lihtsalt lahti ka väga kiiresti. Tal on kabaplaat, kus on 2 kruvi sees. Kui need kruvid lahti kruvida, siis peakski juba saama gearboxini ligi. Gearboxiks on muuseas versioon 6, mis on Marui poolt originaalis väga hästi õnnestunud. Ta võtab palju versioon 2 ja versioon 3 juppe ning samas on neist oluliselt tugevama ehitusega ning ei ole probleeme külmade ilmadega purunemiseks. Gearbox käib lahti lihtsalt välja tõmmates. Ja täpselt selline ta välja näebki. Mina olen siia paigaldanud MOSFETi Deans T-Type otsad, mis on paremad kui tavalised miniotsad, mis siin originaalis tulid. Ning peamiselt on see täiesti originaal gearbox. Originaalis tulevad sellel puksid. Jäi siis mainimata, et tegemist on KS toodanguga, mis on siis Hiina firma, kuid täiesti õnnestunud toodangut toodab. KS-i puhul siis tuleb originaalis tavaline aeglane mootor, nagu te kuulsite, 11,1 voldi pealt toimib ta väga hästi. Originaalis tuleb kusjuures ilus kroomitud silinder. Lisaks olen paigaldanud aftermarket nosle siia, peaks olema Lonexi P90 Airseal nozzle. Ning enamik sisust on samuti originaal, hammasrattad, kolb ja nii edasi. Vist olen ainult vedrujuhi veel vahetanud, seda saame kohe vaadata. Näitan veel ära, kuidas toimib. Näpu vahel on väga raske siin saavutada üksiklasku, kuna tal on fikseeritud kaugus, millel on üksiklask ja sealt millimeeter edasi on kohe valang. Natukene sellest ülemisest poolest ka. Kõik on üks tükk metall reelsipindadega nii külje peal laseri jaoks kui peal sihiku jaoks ning lisaks, kui on näha, siis siin on sälk ja kirp, et saab ka kasutada täiesti vabalt originaal sihikuid. Mina kasutan ilma punatapita ning täiesti edukalt. Võtame gearboxi ka lahti.
vedrujuht on tagant fikseeritud ühe poldiga, et tõmmata vedrujuhti pingesse. Ja lahti käib ta paari kruviga. Suhteliselt lihtne lahti võtta ja niisama näiteks vedruvahetuseks ei ole vaja isegi poodi alati viia, võib täiesti vabalt teha seda ka kodus, kui on juba varasem kogemus olemas. Ja kui ei ole varasemat kogemust, siis võib ka proovida muidugi YouTube'i videode alusel teha esimest korda ilma kogemuseta. Aga siis tasub tähele panna igasugu pisikesi detaile, et miski minema ei lendaks. Mootor on tal omas metallkorpuses sees ja lihtne eemaldada. Mootori klemmid on kõik joodetud selleks, et oleks väiksem voolukadu ja päästik on ilusasti täiesti kulumata, sest MOSFET lüliti on juurde liidetud siia. Siit on näha ka MOSFETi skeemi, kuidas jooksevad kaablid. MOSFETil on 3 klemmi, on gate, drain ja source. Gate on siis ühendatud siit selle musta kaabliga originaalpäästikusse ja vastavalt siis drain läheb mootorisse ja source läheb akusse. Lasin lahti cut-off jätta anti-reversal latchi selleks, et hammakad said vabaks ning nüüd on oluliselt lihtsam lasta gearboxi lahti. Puksid jätan kui võimalik siis hammasrataste peale. Näed, juba tükk lendabki siit seest välja. See on siis uus vedrujuht, mis on laagritel. Originaalist tuleb samuti metallist, aga ilma laagriteta vedrujuht. See on originaalvedru, mis annab circa 120 meetrit sekundis olenevalt teistest juhtidest. Originaal kolb plastikust, täiesti vastupidav, kui lolliks ei lähe. Ning pandud siis uus laagritel kolvi pea ühtlasi, mis on alumiiniumist. Või kui on täiesti vahel plastikust, lihtsalt oli varudest võtta üks alumiiniumist. Silinder on täiesti ilus, sile, kroomitud või mingi muu kattega tehtud. Silindri pea on plastikust, aga senikaua kui ta ei ole puru läinud, ei ole ka vajadust välja vahetada. Koos selle uue noslega annab silinder täitsa ilusa kompressiooni. Hammasrattad on siis selline klassikaline Hiina, kuid tugevast terasest tehtud ning niisama puru ei lähe, kui jällegi just hulluks ei lähe oma tuuninguga. Lisaks on tal nõrk koht, on cut-off lever, mis on väga pika hoovaga ning kui natukene tihedamalt lasta, siis ta hakkab maha kuluma lihtsalt. Ja uus tuuning variant on Prometheuse poolt valmis tehtud päris krõveda hinnaga, circa mingi $30. Siis siin on näha, et gearboxi silindri nurgad olen ma viilinud ära selleks, et oleks tugevam gearbox. Kui teha ümaraks nurgad, siis jõud läheb ühtlaselt laiali ning tal ei teki nii kergelt mõranurka. Kui nüüd võrrelda seda tavalise VR2 gearboxiga, siis ta pigem sarnaneb VR3-le, kus on rohkem materjali siin silindri nurkades ning seetõttu ei lähe ta nii kergelt katki. Ma ei teagi ühtegi hetkel peast P90 gearboxi, mis oleks puru läinud. Aga mis seal ikka? Jäi veel rääkimata tappet plate. Tappet plate on täiesti originaal, selline läbipaistev, jällegi ei ole põhjust niisama välja vahetada, kui just
ei taha seda teha niisama. Ja mis seal ikka, vaatame üle, et kõik oleks korras ja paneme kokku tagasi. Siin on veel kord näha MOSFETi asetust. MOSFET ilusasti läheb siia mootori peale, kus on tühi ruum ja kabas sees ta ei jää kuhugi ette. Tagant tuleb ainult kaabel välja. Kaablite distants on võimalikult lühikeseks viidud, jällegi, et oleks võimalikult väikene takistus. Enne kui paneme gearboxi sisse relva, vaatame ka, et kõik toimiks. Toimib küll, siis paneme taas kokku ta. Näitan veel ühe pisiasja ära, mis ma tegin. Originaalis siin seda plaati pole. Siin on imeõhukene plaat liimitud peale. See on läbipaistev pakend, millest tuli nozzle. Ning tänu sellele, kui ma installeerin peale ülemise receiveri, siis ta läheb täpselt niimoodi kokku. Mitte midagi ei logise, mitte üheski suunas. Täiesti üks tükk. Lisame aku. Kontrollime, toimib lask. Ning ongi aeg kronada. Nii, kronome GG 0,2 grammise kuuliga. Vaatame, mis ta tulemuseks annab. Kusagil siis 17-18 lasku sekundis ja keskmine kiirus 120 meetrit sekundis. Ja selline oligi minu isikliku KS P90 ülevaade koos mõne tuuningjupiga. Kõik!